No tere taas tulemast Ortonoomi aiaväeviku lehele. Pepi pirnipuu on saanud Eesti koduaedades väga populaarseks ja seda ka väga heal põhjusel, kuna tegemist on väga hea pirniga. Pärit on ta siis Eestist ja Pollist ja üks tema autor on Kalju Kask. Aga tegelikult Polli Aiandusuuringute Keskuse lehel oli selline info, mida mina ei teadnud, on see, et tegelikult Kalju Kask leidis selle kunagisest Aleksander Siimoni tööst ehk siis ühe seemikuna. Ja talle hakkas see silma ja tegemist oli väärtmaterjaliga, mis sai ka sordiks. Pepi nime tegelikult kõik teavad, et võib-olla lihtsalt inimesed ei tea, et see on päris meie enda sort siit kandist. Pepi valmib siis kuskil septembri alguses, kuigi meie oleme juba augustis ka mõned viljad juba saanud ja ma täna vaatasingi, et esimene vili on maha potsotanud, et järelikult ongi ta valmis. Tegelikult saab teda täitsa puu otsast ka võtta ja see vili siin näiteks väga selgelt on niisuguse ilusa, armsa kollase põhivärvuse võtnud ja mõnel aastal on ka seda punakat rohkem tooni siin peal olnud. Võib-olla on see just nendel viljadel, mis rohkem valgust saavad, et siin on näha, et on seda punakat tooni ka, punapõsksust. Et meil on siin Pepi, mis on poogitud madalale alusele, aga tegelikult Pepi ise ka on pigem selline tagasihoidliku kasvuga pirnipuu, et muidu pirnipuud võivad kasvada metsikult suurteks, siis ka teiste koduaedades ma olen näinud, siis Pepi ikkagi on selline viisakas ja saab aru, et kogu aiapind ei ole mõeldud tema jaoks. Kui me käime siin puu juures, siis me tavaliselt katsume siit alt, kas on juba natuke nõtke, et tal on tegelikult koor päris paks, aga siin ma näen juba värvi järgi, et see vili on küps. Ja Polli lehel oli veel selline huvitav info ka, mida ma ise üldse pole varem märganud, on see, et vilja kuju sõltub sellest, kas seemned on viljastunud või mitte. No ju me oleme siis varem lihtsalt söömisega tegelenud ja pole tähele pannud. Ma mõtlesin ka, et ma lõikan ta pooleks. Ma tean, et on nüüd mahlane ja see kõik hakkab siin tilkuma. Ja ongi selline ilus. No siin on küll viljastunud seemned. Ja meile just meeldib ta sellepärast, et siin ei ole, sellel sordil ole kivisrakke, ehk tal ei ole seda kuiva maitset. Nii et tegelikult, et kui ei jõua värskena ära tarbida, siis olen ka moosi teinud mõnel aastal natukene ja väga mõnus on olnud. Aga kuidas siis üldsegi sellist saaki ikkagi saada? No olenemata sellest, et meie puu on poogitud madalale alusele, siis ikkagi lõikamine on pirnipuudel oluline. Mitte ainult sellepärast, et teda kasvu osas nagu hoida hoomatavana, vaid ka selles osas, et ta on nõrga kasvuga ja tema oksad ei ole sellised jämedad tugevad ja kui ta ikkagi viljub, ta muide ise tolmlea, mis on ka kindlasti selle sordi puhul väga oluline positiivne omadus, siis no ta võibki niimoodi viljuda, et ta on vilju täis ja need oksad lihtsalt ei pea sellele vastu ja ei ole mitte mingit mõtet istutada endale viljapuu ja lasta ta siis käest ära, et ikkagi tuleb lõigata. Ja natukene Pepil on ka sellist pirnipuule omast omadust on see, et kui tal tulevad uued kasvud, siis need võivad olla metsikult pikad ja kui te jätate need tagasi lõikamata, siis tal tekivadki sellist hästi pikad oksad ja kui sinna tulevad sellised viljad otsa, siis paratamatult ta murdub ära. Ja teinekord võib see nii halvasti lõppeda, et puul kas üldse taastubki sellest või võib tõesti mitu aastat vahele jääda. Teine asi, mida just sellisel madalal puul on hea teha, on viljade normeerimine. Ehk et siis, kui ta on just ära õitsenud ja juba viljaалged on näha, siis ma käin puu üle ja korjan üleliigsed ära. Et ma vaatan, et kohati ma olen väga hoolas olnud, aga näete, see oks on jällegi vahele jäänud. Ja mis siin siis näha on, ongi see, et selle viljaoksa peal on 3 ja siin all on, see on üksikvili. Aga täiesti nagu mõttetu on lasta kasvada sellistel pisikestel nii-öelda junnidel, vaid selle ma oleks pidanud ka kevadel ära võtma ja tegelikult oleks võinud üldsegi jätta ühe vilja, siis ma saaksin kõik viljad sellised ilusad, nagu see mul siin käes praegu on. Pepit võivad ka kimbutada haigused, et käärentõbi võib talle peale hakata, kui on käärentõvele soodne aasta. Aga meil siin kandis teistel ka, muide siin ka naabritel, mitmetel on just Pepid istutatud, see on lihtsalt lõbus fakt, on pirnipuu näsarooste. Et see aasta on nagu hästi läinud selles mõttes, et kuna meil oli suve esimene pool hästi kuiv ja selliseid
päevi ei olnud, kus oleks mitu päeva järjest niiske olnud, siis see aasta on seda näsaroostet olnud vähe. Ja kui ka esimesed tulid juulis, ma mõned lehed leidsin, siis ma nuppisin need kohe ära ja need läksid siis lõkkealusele tuleraoks. Et on ka olnud selliseid aastaid, kus on meil olnud niiskem ja lehed ei ole ära kuivanud nii kiiresti peale sadu. Siis on ka see saagile mõju avaldanud ja oleme palju vähem vilju saanud. Aga mina ei olegi jõudnud nagu näsarooste puhul tõrjeni, kõik ma olen mõelnud selle peale. Ja ma tean ka, et näsarooste vaheperemehi on siin kõrval asuvatest lähedalaedadest ära võetud. Näiteks üks nendest on Sabina kadakas. Minu aias seda ei ole, aga ma arvan, et see on lihtsalt üks selline paratamatus, et taimehaigused on, et lihtsalt siis tuleb nendega arvestada ja proovida kuidagi ära majandada. Nii et sügiseks, kooli alguseks on väga hea, kui on värsked puuviljad oma aiast võtta ja kuna ma hoian ka Pepit hästi väiksena ja seda lihtne teha, kuna ta on madalal alusele poogitud, temal ei ole väga suuri aiavallutuse ambitsioone ja teda on lihtne hoomata, lõigata, kevadel ilma redelita ulatun vilju normeerima, et neid liiga palju siis külge ei jääks, et saaks ikkagi selliseid ilusaid pirne ja kuna see ongi nagu tegelikult piisav koguse, et meie pere vajadus ära katta, säilitamiseks me teda ei jäta ja ega Pepi ei säili ka. Nii et kui teil on veel aias vaba ruumi, siis miks mitte endale üks madalal alusel Pepi ka istutada, et sellist sügist pirnirõõmu siis ka nautida.